Come una fontana di montagna che sgorga l'acqua fresca e cristallina, mi sono assetato e ho la febbre in cuore, questa è la malattia dell'amore. Tere hommikust ajad inimesed ja palavad tervitused Kaunasest ja see on märk sellest, et meie selleaastane Toskaana päevikute seiklus on pihta hakanud ja seiklus tegelikult hakkas pihta juba täna hommikul. Eile õhtul jõudsime Kaunasesse ja ööbisime vanalinna mingisuguses odavas motellis ja hommikul, kui hommikusööki sööma läksime, siis valasin tassikese kohvi ja küsisin proua käest, kes leti taga oli, et kas milki või kriimi on sinna kohvikese kõrvale. Proua ütles, et ei, milki ei ole, aga kriimi on ja siis tuli natukese aja pärast ja tõi suure kausiga hapukoort ja asetas selle kohvitassi kõrvale. Aga noh, mis siin ikka, seiklused on seiklemiseks ja oma viga, et kohalikku keelt ei räägi. Aga Toskaana päevikud on siis põhimõtteliselt selline projekt, mille raames meie kalli kaasaga sõidame autoga sipsti Itaaliasse sinna kondama. Ja millega me sinna sõidame? Uue Peugeot 5008. Ja miks Peugeot? Noh, siin on isegi kaks põhjust. Esiteks on Peugeot olnud alati kaasas minu igasuguste põnevate autoseiklustega. Näiteks 6 aastat tagasi sõitsime sõber Randoga Nordkapist Tariifale 5400 kilomeetrit ja seda ökosõidurekordi püstitamise nimel. Ja selle 5400 kilomeetri keskmine kütusekulu oli 3,6 liitrit 100 kilomeetrile. Ja paar aastat tagasi sõitsin Peugeot Traveler bussiga tiiru ümber Euroopa ja selle kohta leiab infot #Travelerring nime alt. Ja teine põhjus on see, et see auto on suur, mugav, vaikne ja sellega on pikka maad väga mõnus sõita ja lisaks sellele on see ka kohutavalt ökonoomne. Ja selle tõestuseks näitab kompuuter eelmisel päeval läbitud 588 kilomeetri keskmiseks kuluks 4,5 liitrit 100 kilomeetrile. Nii et sõida võil lolliks ennast. Ühesõnaga selle Toskaana päevikuga on selline lugu, et me ei lähe lihtsalt niisama sinna Itaaliasse ja siis hakkame koha peal vaatama, mis saab, vaid seekord on tegelikult tehtud ka natukene plaani. Ja meil on esimese hooga plaanis jätta endale seal Põhja-Itaalia pool tee peale 2 uhkeid järve, üks neist kannab nime Garda. Selle ümber pidid olema imeilusad külad ja linnakesed ja teine järv, maailma kuulus, on siis Como järv ja sellele plaanime ka esimese hooga siis ringi peale sõita ja selle esimese järve juures pidi olema mingisugune selline uhke drive-in loomaed, kuhu saab sisse sõita ja siis anda saiatükikest näiteks kaelkirjakule autoaknast. Jälle igavesti põnev lahendus. Ja kui need asjad on ära vaadatud, siis järgmine sihtpunkt ootab meid ees juba Toskaana ja Toskaana ongi see, millele me need ülejäänud alles jäänud aja siis pühendume enne, kui me hakkame sealt tagasi tulema. No nii, me jõudsime vahepeal Poola ja vaja tankida, et edasi jõuda ja ega siin polegi midagi. Paar Ostnerist peatust on täna ette nähtud ja õhtuks tahaks tegelikult olla juba tsehhis. Ja tankimises on niimoodi, et kütus maksab 5,95 kohalikus slotti ja ega siin muud ei olegi. Poolakatele tuleb selles mõttes au anda, et senikaua kuni maailm on kriisi käes vaevlenud, pole nemad siin käed taskus passinud, vaid on tegelikult meeletu sellise tee-ehitusega olnud, nii et paari aasta pärast tõenäoliselt saab juba Leedu piirist Varssavini ühe jutiga läbi kütta. See, et ükskõik mis jumala kellaaeg sa siia Varssavisse satud, ikka on ummik ja kogu aeg on ummik. Ja siis lähevad kaklema kõik erinevad navid. Ma muidu sõidan Karmini järgi, aga selleks, et linnadest normaalselt läbi saada, siis ma panen tööle selle Google'i kaardi, sest see teab liikluses midagi. Karminil on lihtsalt siuke lilleksed kõrva taga ja aeg tuleb, küll aeg on. Nii et pikka kannatust ja jätkame. Kuidas on siis meeleolud praegu Poolas? Tegelikult tahaks juba olla mitte Poolas. Tahaks juba olla ära
vahepeal olnud. Siin ei ole seda sõidurõõmu nendel suurtel pikkadel teedel, mis on pidevalt ummikus. Palju meil veel sõita on täna? 318 on Katowicesse ja sealt on siis veel natukene sipsti Tšehhi. Et eks siis sealt vaatab sujuvalt kaua ja me jaksame sõita ja kaua viitsib sõita. Nõnna, vahepeal on juhtunud 3 asja. Väljas on läinud pimedaks. Siis on läinud väljas soojaks, kui eile oli Kaunases 4 kraadi õhtul sooja, siis praegu on 12 kraadi plussi. Ja siis on veel juhtunud nii palju, et me oleme jõudnud omadagi Tšehhi ja olgugi, et Tšehhi teemaksu ja tõenäoliselt Austria teemaksu on võimalik maksta ära internetis, siis need, kes on ise kogu aeg roolis, tõenäoliselt seda teha ei saa, aga esimene tankla kohe üle piiri saab teha ära Tšehhi teemaksu, selle eest saab vastu sellise kilomeetri pikkuse talongi ja see maksab siis praegusel hetkel 310 kohalikku raha, palju see eurides on, ei ole õrna aimugi ja see läheb süsteemi, selle eest ei anta teile kleepekat, mis eluks ajaks teile esiakna kinni põleb. Ja samas kohast saab ära teha tegelikult ka, kui te olete transiiti sõitmas Austria selle teemaksu asja, aga see on nüüd see kleebitav värk, nii et seda ma hakkan varsti enda akna külge kleepima, et siis seal ka trahvi ei saa. Aga nüüd juhtus nii, et panime endale hotelli hoopistükkis Brnoosse ja sinna on praegusel hetkel 175 kilomeetrit. Nii et ega siin muud ei olegi, kui tuleb see viimane sutsaks ära sõita, magama minna ja homme peale lõunal kõigi eelduste kohaselt peaksime tegelikult jõudma juba Itaaliasse ja siis hakkab seiklus pihta. Vot nii et näeme varsti.